mismoodi sina keerad neid? See on esivanemate... See, et mina M-klubisse sattusin, see oli puhas juhus. Ma ei teadnud neist meestest enne mitte midagi. Ja kui ma juba klubis töötasin, siis ma ka tükk aega ei saanud aru, mis mehed nad on. Et nad on erilised mehed, seda ma märkasin muidugi kohe. Aga mille poolest erilised? Mulle tundus, et nad kuidagi kannatasid selle all, et nad on mehed ja et nad on otsustanud teha sellest vooruse. Enne mind nad käisid koos mingis talutares. Ma tuletan teile lihtsalt meelde. Me lõime oma klubi selleks, et üheskoos sillutada endale tee Euroopasse. Ma räägin kujundlikult. Probleemi, mis meid ühendas, võiks lühidalt sõnastada nii. Mees tänapäeva Euroopas. Meid ühendas ja ma loodan, et ühendab ka praegu soov vabaneda meie kasvatuse vigadest, tõusta tsiviliseerituse uuele astmele, muuta vastuvõetavaks nende Euroopa kultuuriruumile. Näe, Havli poiss ka käinud siin. Kes see? Václav Havel. See käis jah, möödunud nädalal. Jörg igavalt rääkis, ma jäin kohe alguses magama. See on Markii kutsub spetsiaalselt igavaid vendi. Tal on peaasi, et oleks Euroopast, peaasi. Ta oleks minu teha, tead. Ma kutsuks, no ma ei tea, kelle ma kutsuks. Ma kutsuks näiteks Soros. No, see, kes raha ei jaga. Sa kutsusidki Sorosi või? Sa mõtled Soros. Ütle, Soros. Jaa, uhke. Vana rehealusega jälle võrrelda. Eks ole. Ja Soros andis meile raha. Ja, nii palju, kui tal lahtist raha kaasas oli, nii palju andis, selle saime kõik ja selle raha eest ma üürisin ka need ruumid. Aga ta ütles, et ta on kodus veel ja ta annab meile veel. Mitmele ma täna katan? Koos külalisega 8. Jaa, nii et meie omad on kõik, jah. Kas järgmine sajas klubi õhtu? Jaa. Selle auks võiks klubile osta niisuguse noa, mis lõikaks. Tuleta pärast juhatuses meelde. Pärast. Süüa tahate praegu. Kõige hullem on see, et keskkond hävib. Maanteed on palgikoormaid täis. Inimesed müüvad ja joovad oma metsa maha. Las joovad, aga rahvuslik mälu läheb. See on palju hullem. Rootslane, kurat. Või itaallane, kurat. Nad kakuvad ju, kurat, maast selle puu välja, mille taga minu vanaisa, kurat, metsavend oli. Saastad teevad endal sellest puukasti ja panevad vesimarratsi sisse ja magavad seal, kuradi loomad. 4 kuradit, 2 koidulat. No? Seda ma märkasin kohe, et ükskõik kust nende jutt algas, alati jõudis see rahani välja. Mina mõtlesin kogu aeg, aga ma ei julenud seda neile kunagi öelda, et kui te olete õiged mehed, siis ehitage endale ise maja. Aga seda soont neil ei olnud kellelgi. Ja uhkuse pärast pidi nende klubi olema muidugi hästi suur, nii et varem või hiljem nad pidid perenaise võtma. Ja lõpuks see mõte neile tuli ka. Saad veel juua? Alati. Süda nii pahaks, kui ma üle minuti seda Markiid kuulen, et... Sul ei peaks minema. Sa oled harjunud siukse asjaga sead ja sitt. Euroopa, kurat. See on, kurat, Euroopa. Mul käed kleebivad söögilauas külanukideni. Pead ise toitu tegema. Juubeli lauas, kurat. Mis meile võiks olla klubis korralik teenindus. Keegi küpsetaks ja koristaks. Maksame, kurat. Las kraamib, kurat. Ma jäid, kurat. Ma olen kogu aeg rääkinud. Mina ei ole kuulnud. Ma olen mõelnud. Siin ei ole midagi mõelda, siin on vaja teha. Kui palju asju nad niimoodi tegid? Ei mõelnud üldse, kohe tegid. Või natuke mõtlesid ja siis tegid. Isegi need, kelle tugevam külg oli just mõtlemine. Oli ka neid. Magister. Majestet mingil määral. Milord võib-olla. Mõnikord isegi markii. Meister. Kuigi tema tuli hiljem. Isegi nemad tahtsid kõigepealt teha. See oligi jah, tegijate meeste klubi. No nii, teeme nii.
kirjutame, tütarlaps leiab tööd, kui on valmis abistama 7 meest. Ei, peaks panema ikka selgelt, mis tööd, muidu mõtlevad, et ei tea veel, mis. Niikuinii mõtlevad, et ei tea, mis. Okei, aga paneme siis mitte 7 meest, aga kui on valmis abistama 7 eurooplast. Ei, siis ta mõtleb, et me olemegi mingid džentelmenid siin. Ei, no aga see vale. Oota, me peame nüüd arvustama, see oleme 7 meest või 7 eurooplast. Läheks küsiks Marki käest enne. Sul küll korra, selg kurat, mitte sõna selle mõni. See, kui palju naisi oli tulnud ennast pakkuma mingite tundmatute meeste esimese viipe peale, see muidugi ehmatas. Kui ma oleksin teadnud, et nii palju on tahtjaid, siis ma ütlen ausalt, ma ei oleks sinna läinud. Mul ei olnud ju mingit lootust, mingeid eeliseid teistega võrreldes. Minus ei olnud midagi erilist. Vastupidi, meil kõigil oli ainult üks soov. Võtke mind perenaiseks. Mis asja? Mul pints on ka nii pisike. Mul on ka. Ja siis see konkurss ise. Ma ei taha, et ükski naine peaks veel kunagi midagi niisugust läbi elama. Näe, reklaam. M-klubi võtab tööle tubli perenaise. Ma sooviksin kõigepealt küsida, kas neiu ei sooviks istuda? Jah, Mis teid võlub perenaise ametis? ma ei oskagi öelda. Tõesti, ma ei tea, ma ei ole kunagi selle peale mõelnud. Kas te olete varem perenaisena töötanud? Ei ole. Aga öelge meile meeldiv needis. Ajalehtedes on kuulutusi palju. Miks te valisite just meie oma? Ma ei valinudki, ma olen igal pool käinud, aga mind ei võeta kuhugi. Miks? Sellepärast, et ma ei saa katsetel läbi, ma olen andetu. Ei, no mis te nüüd nii viisi? Ei, see on tõsi. Majesteet. Ma otsustasin, et räägin kõik ära nii nagu on. Kuigi see, kuidas nad mind vaatasid ja hindasid, see oli äärmiselt vastik. Aga samal ajal järsku ma tundsin, et nende kiuste. Ma tahtsin, et nad mind valiksid. No? Mis mulje on? Väga hea mulje! Normaalne. Ma tean küll, sulle meeldib see 143. Võta see 17. Sellel on jõudu ikka. Saad aru, sellepärast on ka hea, kui sa õhtul üksipäini koju lähed, sul ei ole seda hirmu ka, et võid peksa saada. Mis? Kas sel ei ole natukene kõverad jalad? Mis tähtsust sellel on? Globaalne tähtsus. Kui perenaisel on kõverad jalad? Aga kui me läheme välismaale? Ei, ma ei öelnud ühtegi sõna. No, kas oskame juba kõik valida või teeme veel ühe katse? Minul on küll selge pilt. Väikse kirjandi võiks veel kirjutada. Milleks? Et kontrollida nende maailmavaadet. Ma nägin, et nad ei olegi väga üksmeelsed. Ma tundsin, et ühtedele ma meeldin rohkem, teistele vähem, aga ma ei saanud aru, kellele ma meeldin ja kellele ei meeldi. Aga nad tegid aina uusi ja uusi katseid. Niisiis eesmärgiks on kirjand. Pikalt pole vaja. Arutlev kirjand. Kirjandist ma mäletan ainult seda, et mu pea oli absoluutselt tühi. Mäletan, mu ainus mõte oli võtke mind, võtke mind, võtke mind. Ja nad võtsid minu. Edasi mul muidugi enam nii hästi ei läinud. Võib-olla me oleks tõesti pidanud võtma teenri. Minul isiklikult ei ole midagi naissu vastu. Isegi kui klubi juhatus peaks otsustama, et ei pidanud katseaega vastu ja me oleme sunnitud teid vabastama, teie sugu ei ole mingil juhul vallandamise põhjuseks. Vastasel juhul meid ei mõistetaks. Te mõistate mind? Ma võib-olla sellepärast ei ole saanud kõike hästi teha, et ma ei tunne teid hästi. Te olete kõik niisugused mehed, et... Missugused? Ma ei oskagi öelda. Te mõtlete huvitavad? Ei, mitte seda. Tähendab seda ka, aga... Oleme ausad. Ma ei tahtnud neile seda öelda, aga minu meelest nad olid natuke... Kuidas ma ütlen... Nad ei olnud tavalised. Nende juures oli kõik kuidagi teistmoodi.
see olnud vaimsus, aga näiteks alguses ma ei saanud üldse aru, millega nad tegelesid. No võt, nad käksutab seal, ma ei saa üldse mõtleda. No, kes need üldse on? Venelased, noh. Kus nad siia said üldse? Ma ajan nad välja. Ahmed, kuidas ma põlen kärsitusest kehastada meie rahvusloomingu suur kuju. Kas milordile osa jaotus meeldis? See oli kohutav. Püha jumal, millal nemad siin käisid? Kes? Plissetskaja ja Menuhin. Ühed tuled mulle vastu. Kas need? Eriti maagiline mees oli Milord. Maja! Alguses, kui ma teda veel ei tundnud, ma tahtsin kangesti küsida, mida teeb tema meesteklubis. Nii ilus. Hiljem ma sain muidugi aru, kui tähtis ta neile oli. Milord oli endine tantsija ja see, et klubis oli tõeline kunstiinimene, see andis ennast kogu aeg tunda. Milord nagu puhastas õhku. Vedur! Ärge kiirustage! Oh yes! Nüüd improviseerige, jaa! Ma lähen pimedas sisse, komistan ja kukun. See ongi siis väga naljakas või? Keegi kukub, see on ikka naljakas. Sina võid kukkuda, sina oled komik. Aga mina olen tõsine pianist. Milordile võis niiviisi öelda, sest Milordil oli üks haruldane omadus. Temal oli huumorimeelt ja tema vaba vaim oli nagu valguse kiir pimeduses. This is Milord calling from Estonia, from M-Club. I'd like to speak to Liza Minnelli if she's available. Oi, Milord oli tõeline maailmamees. Ta tundis kõiki ja sellepärast käis klubis väga huvitavaid inimesi. Bravo, M-Club, Carreras, Domingo, Pavarotti. Ja millised vaidlused siin käisid? Mulle need tenorid küll mingit erilist muljet ei jätnud. No sinule muidugi. Sa lihtsalt ei saa aru sellest, mida tähendab asjatundjale 3 tenorit. Monseigneur ei olnud ise muidugi mingi asjatundja. Omal alal ta võis ju olla. Aga see, et ta klubist omale spordivõimla tegi, ma arvan, et Milord sellepärast ka ei tahtnud enam klubis käia. Mis värvi see on sinu elust? Ta natuke näitis värvi. Mul oli punane vöö. Punane värv näitab teatud taset. No kas ma ka päris ilus ju? Monseigneur oli maadlustreener ja seda oli tunda. Temaga võis väga hästi läbi saada, aga siis sa pidid kasutama tema enda võtteid. Kuulge! Aga muidugi oli üks asi, mida Monseigneur oskas paremini kui keegi teine. See, kuidas ta laulis. Kõige ees, see on armas väike tubli Eesti mees. Oh yes, oh yes. Kuulake nüüd. Nüüd tuleb meie laulu see osa, mis tagab selle, et meie laul maailmas läbi lööb. Kuulake, see inglisekeelne tekst, eks ole? See on bonjour loominguline. Sinu. Kelle siis? Et loominguline ja kordaminek, jah? Minu meelest on Beatlesite sõna. On. Ma olen kindel, et Majesteet ei teinud seda meelega. Geniaalsed värsid lihtsalt tekkisid ühel ajal mitmes peas. Võib ju juhtuda. Ja ta oli ka teadlasena geniaalne. Vähemalt oma veendumusi ta kaitses nagu tõeline teadlane. Naine on sündinud alluma. Ta tahab sõna kuulata. See on neisse sisse kodeeritud. Rääkigu nad ise, mis tahas.
naisega rääkides ole tugev. See on rusikareegel. Ära palun midagi, võta, nõua, julmalt. See meeldib neile ja nii oled sa efektiivne. Ühesõnaga, kui etendus algab, seisan ma niimoodi keset lava ja vaikin. See on sajandite vaikimine. See kestab terve minuti. Selle aja jooksul ma viin saali ja lava hingamise ühte rütmi ja siis algab etendus. Tõuseb tuul. Kõike, mida Majesteet tegi, ta tegi põhjalikult. Ta ei osanudki olla pealiskaudne. Ja see muidugi kõigile ei meeldinud. Kummardab liiga palju. Just, ja mida see näitab? Horirahva poeg. Täpselt. Tal ei ole õiget seda õiget omaniku hoiakut. No ega meil kellelgi ei ole tegelikult. Ma vaatan, ka kõik rabavad nagu mingid palgatöölised. No, et Maahara räägib ka, et näed jälle. Tohib, ma toetan. Tegelikult ma ei tohi, sest meil on keelatud suhelda klientidega väljaspool tööd. Majesteet astus sellest keelust üle ja paljud imestasid, et niisugune mees abiellus prostituudiga. Aga mina arvan, et abiellus armastatud naisega. Kuula nüüd mind ka! Meri on tütarlaps. Tütarlaps, kes vajab ümberkasvamiseks aega ja teist keskkonda. Meie saame seda talle anda. Ja ma ütlen sulle, kui sina tema kohta veel midagi halvasti ütled, sa tunned mind. Mina astun taamiau kaitseks. Välja. Meri. Mina ei olnud Merri peale kade. Ma ainult imestasin, et Majesteedisugune mees nii kiiresti pulmat tegi. Ja pulmas muidugi selgus, et oligi kiire. Kuna me saime sinu kutse, teie kutse, istu, siis me hakkasime kõik mõtlema, et võib-olla see tähendab midagi, et võib-olla on selle kutse taga mingi sündmus. Ja nüüd selgus, et ongi sündmus, lausa suur sündmus. Meie Merri ei ole enam prostituut, vaid lausa prostipruut. Ma saan nüüd poja. Mind ennast hakkas ka huvitama, et mis on tema isa nimi. Ja sellepärast sa meid täna siia kutsusidki. Kas sa siis ise? Oled sa kindel? Sest kui see juhtus, oli Merri alles minu muusa, ta ei olnud mu naine. Kui ma nüüd tagantjärele küsin, kas mul oli klubis raske, siis muidugi oli, aga mitte nii raske. Sellepärast, et tihti nad sõitsid ju ära. Tegelikult oli kogu nende elu üks ärasõit või ettevalmistus ärasõiduks. Ja siis ma olin lihtsalt üksi. Kuule! Nii, turu terviseks! Ja turu nissi terviseks! Millegipärast ma kujutan ette, et nad olid oma reisidel samasugused nagu klubis. Soliidsed, tõsised. See, et nad olid tuntud mehed, et nende laul lauldi maailma kabareedes, see neid uhkeks ei teinud. On armas väike tubli Eesti mees. Oh yes! Oh yes! Kas nad ära olles ka minu peale mõtlesid? Ma ei tea. Ma loodan. Kuulge, idee! Idee, väga hea idee! Paneme laevale meie perenaise nime. Väga hea mõte, väga hea! Ai, see oleks tõesti ilus. Sa mõtled, et paneme laeva nimeks perenaine! Mis sa jändad nüüd? No ütle, kas maailmas on kuskil veel M-klubisid? Kindlasti on. On Moneyklaab ja Monkeyklaab. Aga niisugust nagu meil, meesteklubi, Men's-klaab, ma ei ole näinud mitte kuskil.
kui ma nüüd küsin, mis oli see eriline, mida Marssal klubisse tõi, siis ma arvan, et kõik need laevasõidud ja reisid olidki sellepärast, et Marssal oli meremees ja temal olid omad nõrkused. Vahepeal, kui klubi tegevus soikus, siis temale mõjus see rängemalt kui teistele, aga talle ei tohtinud öelda, et ta joob. Ei, ma ei ole täis. Ja miks jälle? Ma näen täiesti selgesti. Ma näen ninasarvikut praegu. Pidu! Ja see, kuidas naised talle igal pool külge jäid, sellest ma ei saanudki aru. Mina olen oma merereisidel väga palju naisi läbi uurinud. Oi, kuidas te seda, kus te tegite seda? Sadamas ikka. Oi, vabandust, aga kuidas te siis uurisite? Kuidas? Nojah, ega minul ei olnud sellist teoreetilist ettevalmistust. Praktiliselt siis tähendab, jah? Praktiliselt, jah. Sass, käed teki peale. Kusjuures ei olnud vahet, kas naine oli vana või noor. Marssa lihtsalt rääkis nad ära. Kuigi ta ei olnud mingi jutumees, vastupidi, ta oli ainus, kelle naljad mulle üldse ei meeldinud. Ole midagi, meesteklubis meeste naljad. See oli muidugi tüüpiline Marquis. Ise ei viitsinud teha, siis võttis endale sekretäri ja teised mehed muidugi ka. Te kõik vaatate, et ma midagi ei tee. Ta on siin mingi Marquis, kes lehvib, virvendab ja sillerdab. Aga jälgida ma elust ei jää. See ei ole päriselt nii, mehed. Organiseerimistöö on ka töö. Juhtimine on ka töö. Ma ei ole kunagi öelnud, see on kunst. Või kui ma olen öelnud, siis ma ei ole seda mõelnud. Marquil kasvasid probleemid tihti üle pea, aga ta ise oli selles alati süüdi. Näiteks kui nad teatrit tegid ja Kalevipoega mängisid, siis Marquis tahtis tingimata ise olla Kalevipoeg. Nii, mehed, Kalevipoele kallale! Hakka vastu! Hakka vastu! Hakka vastu! Tule! Nad tegid küll proovi, aga mulle tundus, et mõni mees peksis teda ikka kohe mõnuga. Mul oli temast kahju. Te peate puhkama, te ei tohi ennast ju tööga ära tappa, see oleks kuritegu ja mitte ainult M-klubi vastu. Te mõtlete inimesuse vastu, jah? Ema vaatas, on see loll onu. Kas teie lapsed tunnete onu Marquis'd? Nii toredatele lastele ma annan hea meelega autogrammi. Ma ainsa elu. Ma elan nii, et selle elu lõpul võidakse mind nimetada oma ala, no ükskõik mis siis ala, grand old maniks. Ei ole maailmas enam midagi huvitavat. Ei ole jah. Üldse ei ole midagi. Tead igav on. Minul küll ei olnud igav, sest pidevalt neil midagi toimus ja pidevalt mul oli see hirm, et äkki nad teevad midagi hullu. Kostab jälle võimsalt meie hüüe. Näiteks seekord, kui nad tegid uue Eesti hümni, siis ma nii kartsin, et kas üldse tohib ja äkki tuleb kole. Õnneks meister siis juba kontrollis seda asja. Me oleme eliit, tasa. Me oleme uue Eesti rahva uus eliit. Kuule, ole need ilusti. Tulge kõik matsid siia. Ole ilusti, sulle öeldakse. Miks tema ei või rääkida? Ja miks meil ei ole eliit? Eliit on rahva paremik. Vabalt võime olla paremik. Kui nad meistriklubisse kutsusid, siis ma kartsin, et ta ei tule. Sellepärast, et ta tundus siis veel tõsisem kui kõik klubimehed kokku. Ärge siin majas väga lärmake. Istu ka meie meeste sekka. Siin ei ole hea silma paista. Ajakirjanikke on palju. Kõike head. Tahad käed suruda või? Aga mis suunas ma võiks edasi töötada? Lasta taset allapoole. Võiks minna süvenemise suunas. Tähendab, mina ütlen nii, sul on klubi ees piisavalt teened. See, kes neist kahtleb, seab kahtluse alla enda kuulumise klubist. No, kurat. Öelge teie, mida ma pean tegema? Mina ka ei tea.
minge rääkige presidendile. President aitab neid, kes on viimases hädas. Liisi. Mida rohkem ma meistrit tundma õppisin, seda suuremat usaldust ma tema vastu tundsin. Nii et ma vahepeal elasin meistri juures natuke aega. Mark Iiles oli muidugi paras pauk. Kuule, sa ära sodi mu märklauda ära. Kuhu sa lasid? Eks ta 10-sse läks. Lähed naise juurde, ära umusta piitsa. Nii kõneles Zaratustra. Tee tööd, siis tuleb. Nii kõneles Tammsaare. Klubis kõik mehed tundsid, et magister on neist targem. Huvitav mina ei tundnud, aga ma ei näidanud seda muidugi välja. Kuule, sinusuguse ajudega mehel, ma saan aru, võtab rohkem aega, et valida. Valida? Mida ma valin siin? Kuule mees, ma võtan esimese ette juhtuma, seda tahad. Ja tahad, eks ma võtan sealt kellegi. Okei. Ma julge enam lehti lugeda hommikul. Ma julge raadiot kuulata hommikul. Sest ma ei tea, millega minu kangelased on hakkama saanud. Ma olen teist täis tööpäeva minister ja ma ei taha enam olla minister. Yes! Minule on kirjutanud arst küll kanged prillid, aga mina ikka näen. No, mida sa näed? Näen seda ka, kuidas meie perenaine sind vaatab. See oli vale jutt. Sellepärast, et ma muidugi vaatasin neid kõiki selles mõttes, et ma ju pidingi nende järele vaatama. Aga et seal veel midagi armastust või ei. Selleks ongi koosolekud, et me vaatame, keda me siin armastame ja mida me siin armastame. Te tahate veel midagi öelda? Nii, mul aitab nüüd. Nüüd lähen meile ja kohe. Te olete mulle lubanud ja mina ei ole mees, keda võib narrida. Kõik. Kas kohe? Kui ma ütlesin kohe, siis kohe. Maahärra juures see mulle just meeldiski, et oli omamoodi väga õrren. Aga kumba armsam on? Aga kuidas kumba? No kas mina või põrsas? No ma ei tea, kuidas niimoodi ei saa ju küsida. Te öelge ausalt. Ma ei tea, põrsas on ikka ka armas. Eks ole. Ja öeldakse, et peremees läheb oma loomaga ühte nägu. Sa oled kuramuse sünge näoga, see ajab vihale, vaata ennast peeglis, no vaata. Ja. Ma saan aru, et see naeratus, mida meile soovitatakse, see ei tule kergelt, ma ise ka proovin seda. Ja võib-olla see ei sobigi sinu näole, aga peameeles, ilma selleta praegusel ajal läbi ei löö. Kuule, mulle võib-olla sobib see naeratus isegi väga hästi, aga mul ei ole seda lihtsalt vaja. Teie siin linnas muidugi kogu aeg naeratate ja peeretate siin ministritele ja turistidele, kurat. Aga minul ei ole seda maal vaja, kas ma lähen naeratan seal ja ta võtab kaalus juurde või? Roosilille tõitsvad Liisa haua peal. See minu südant suures mures lõhki käristab. Eestimaa rahvas, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Vabariigi valitsus kutsuvad rahvast valitsushoone kaitsele Toompeale. Interrinde ja töökollektiivide ühendnõukogu jõugud on lossi piiranud ja seda rünnatakse. Kordan, maja rünnatakse. Toimub riigipööre nii Tallinnas kui ka Riias. Maahärra elas sügavamalt kui ükski teine kaasa oma rahva saatusele, oma maa saatusele. Kes ei olnud maalt, kes oli rohkem merelt, sellel oli väga raske maahärrast aru saada. Mis sa nõudad? Mis asja sa karudõusel? Võib-olla ma oleksingi jäänud maahärra juurde maale. Võib-olla oleks siis praegu kõik teisiti. Aga ta tahtis, et ma oleks iga päev tema sigu talitanud. Aga mina oleksin teinud seda kõige rohkem kord nädalas. Teeme iga nädal. Mehed, mina võin teha vähemalt 2 korda nädalas. Muidugi kõigest, mis ma M-klubis nägin, ma parem ei räägi. Aga ilusat oli ikka palju rohkem. Mõnikord ma jäin siia ööseks. Ja siis ma mõtlesin, kes meil siin kõik on käinud. Üldse kõik, mis nad tegid, see mõjutas mind. Ja see muutis mind.
mitte, et ma mehistusin, aga mõnikord ma juba tundsin, et ma mõtlen ka nagu nemad. See oli hästi hea tunne. Midagi nagu helises. See on praegu minu lemmikmuusika. Nüüd, pärast kõiki neid aastaid, kui ma küsin endalt, kas ma olin õnnelik? Jah, ma olin õnnelik siis ja ma olen õnnelik nüüd, sest mul on need mälestused neist meestest. Ja kui praegu mõnel noorel tütarlapsel, kelle elu alles algab, oleks võimalus siduda oma elu niisuguste meestega, siis kindlasti, sellepärast, et mul on praegu isegi natuke piinlik, et just mina olin see üks ja ainuke õnnelik. Ja seepärast ma hakkasingi kirjutama mälestusi. Kusjuures huvitav, kirjutades tuleb kõik paremini meelde kui niisama rääkides. Ja kirjutades mul ei ole üldse häbi. Nii et kui ma varsti selle raamatu valmis saan, siis seal ma küll ei varja mitte midagi. Seal on kõik sees. Ka vastus kõige tähtsamale küsimusele, mis on mees? Tegelikult see läheb edasi, aga no, ma ei tea, kui on nii kiire. No, põruta, mine.